Tervist, olen Illar Kohvinavalt ja täna on laupäev, 17. aprill aastal 2021 ja õues on imeilus päev, nii et ilm tähendab, et päike särab taevas kõik ja loodus hakkab juba roheliseks minema ja sooja on kusagil 15 kraadi, nii et tuult on ka, aga eks ikka tuult on olemas iga päev enam-vähem. Aga nüüd on lootust, et hakkavad need lollakad koroonaviiruse piirangud hakkavad kuidagi natuke lõdvenema siin, ütleme, maikuust võib-olla ja siis võib-olla suvi tuleb natuke lahedam. Aga kuna ta on juba pikalt seda kuradi jamad toimunud, ühesõnaga need igasugused piirangud ja värk, et rahvas tahab ka meelelahutust saada ja mina omalt poolt teen ettepaneku, et kui soovite näiteks esinema kutsuda Tiit Seiki Ainsalu meelelahutuspundi liikmeid, siis võtke Tiit Seiki Ainsaluga ühendust, näiteks saatke tema selle kodulehekülje kaudu kiri, ühesõnaga see www.tjteiki.ee või siis eiki.ainsalu@mail.ee ja siis saate teha omad pakkumised ja soovid esitada, nii et võite kutsuda mind ehk Illar Kohvi esinema ja seal on need teised artistid, ühesõnaga nii, et sealt valikut on, nii et minul on küsitud minu käest, et kas uusi laule ka tulemas on ja milline nagu siis uuem laul on, aga minul on siiani viimane laul see Viska viis, et viska viis ja peole siis peolt ei puudu midagi. Väga rütmikas siuke laul ja on loomulikult ka see, et kõnnin metsadel olles kodudel kausest paistmas on tuled ees. See on see Diskorivalss, eks ole, või siis on kaunis see päev ja suvitas käes, jälle linna lähen ma, jätan viina hauale sõbrad ootama, ei küsi ma luba, sest täna ma vabavõtmed peidus mati all, on päikeses kuumub karvane keha, linnud laulmas taeva all. Ehk siis mu kõige esimene laul, mille kirjutas siis Erko Korp sõnaga ja seda oleme ka siis Erko Korbiga esitanud koos. Aga see laulu võin ka ise laulda, sest ma arvan, et Erko laulab seda laulu ka oma kontsertidel ise, nii et see on niisugune tantsuline lugu ja siis on olemas näiteks Teel Lätti ja Metsamaja ja siis Vana baar, Mõjutaja ja nii edasi, nii et laule on meil üpris palju, nii et mine sa tea, võib-olla jõuab ka kunagi plaadini välja, et kui nüüd laulu veelgi koguneb, et aga jah. Aga loomulikult Tiit Seikil on neid laule veel väga palju, ühesõnaga, nii et tema teeb neid laule vist iga päev suisa, nii et tema on väga produktiivne meelelahutaja, et tema võib anda suisa mitmetunnised kontserte ja samamoodi saate teda kutsuda ka õhtujuhiks või siis pulmaisaks ja pulmapanemaks. Et igatpidi, nii et minu arvates on Eiki Ainsalu üks selline Eestis harukordne niisugune artist, ühesõnaga, et kes on väga võimekas, väga produktiivne, nii et tema teeb sellist muusikat, mida tavaliselt nagu eriti nagu ei tehta või nii, et on niisugune natukene erineb teistest ja ma arvan, et see on väga põnev, ütleme, rahval kuulata ka sellist teistsugust muusikat, ühesõnaga, ja loomulikult on ka see nagu niisugune võlu, et tema pundis nagu siis esinevad ka sellised nagu need Popstar Rights ja siis vahel võib ka Arnold Toksmaal nagu jälle saada esinema ja siis on seal veel, ütleme nii, et võib-olla strippar Marko Tasast võib-olla saab isegi esinema kutsuda. Ja temal on muidugi omad laulud, oma kava. Nii et ja nii mõnigi teine veel, nii et jälle seesamunegi, et Kasatšak Jüri ehk Jüri Sandberg näiteks tuleb ja ütleme teisigi veel, nii et nimistu on pikk. Aga et just, et praegu ehk ongi niisugune õige aeg, et võtta siis Tiit Seikiga ühendust sõnaga, kas tema siis selle kodulehekülge kaudu www.tiitseiki.ee või siis kirjutada tema emailile eiki.ainsalu@mail.ee, et siis ja
teha ettepanekut või et kutsuda esinema sõnaga, et siis vaatab, kui on võimalust, saab kirja panna ja siis ka kokkulepet teha, nii et kindlasti, et suve poole või ütleme veel maiski sõnaga, et saab juba nii-öelda meelelahutust ka teile pakkuda sõnaga, et võtke ühendust ja tehke omad pakkumised, nii soovitan mina, Illar Kohv Viinavalt.